Tere, mina olen Nele ja vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala kõige põnevamad uudisteemad. Õpetajate puudus, ületöötamine ja alamakstus viisid teisipäeval taas inimesed Toompeale, kus haridustöötajad ja nende toetajad nõudsid valitsuselt tegusid, mitte tühje lubadusi. Võib öelda, et õpetajate mõõt on täis ja raske tööga saavutatud kokkulepped ei paista vett pidavat. Milline on tänane olukord ning suhe haridustöötajate ja valitsuse vahel? Uurime Haridustöötajate Liidu juhilt Reemo Voltrilt. Tervist! Tere päevast! No, esitame teile 10 kas-küsimust, millele palume konkreetseid vastuseid. Sõidame. Kas usute, et meeleavaldused ka tegelikult muutuseid toovad? No tegelikult jah, pigem usun ja see on ikkagi üks moodus, kuidas siis on võimalik oma soove, tahtmisi ja muresid laiemale üldsusele ja ka otsustajate ette tuua niimoodi, et mitte ainult kirjutades või siis mitte ainult üheselt helistades, et natuke laiemalt siis tutvustada neid muresid ja antud juhul siis õpetajate muresid Eesti tuleviku pärast, sest meil on katastroofiline seis ees ikkagi, et meie hariduse kvaliteet võib ja suurendus hakkab lähitulevikus kõvasti langema. Kas õppetöö kvaliteet kannatab seetõttu, et haridustöötajad seisavad pidevalt silmitsi olelusvõitlusega? Paraku küll, sest just seetõttu, et meil ei tule järelkasvu. Meie õpetajad on ühed vanemad maailmas ja see on väga oluline, et vanusega kaasneb kogemus, aga lõpuks ikka inimene lahkub tööturult ja vot siis enam asendajaid ei ole ja see on suur probleem. Kas teil on valitsuse ebapiisavatest sammudest kõrini? No me tegelikult tõesti oleme mures, et viimased 2 aastat on õpetajate töötasu ikkagi võrreldes riigi keskmise töötasuga langenud ja see on tegelikult väga suur probleem, sest õpetaja on Eestis kõrghariduse spetsialist ja tema töötasu tegelikult peaksime hoopis võrdlema kõrghariduse töötajate keskmisega, aga me võrdleme praegu üldise keskmisega, isegi siis õpetajad saavad 15% vähem palka kui üldine keskmine palk. Kas tänane valitsus hoolib õpetajate hakkama saamisest ja tulevikust? Sõnades küll. Tegudes ma ei ole seda veel näinud, nii et ma tahaksin nüüd näha, et kui laupäeval avalikustatakse koalitsioonileping ja selle põhjal hakatakse eelarvet tegema, et siis seal oleks näha päriselt ka seda hoolimist ka tegudes. Kas Mailis Reps oli parem haridusminister kui täna portfelli kandev Kristina Kallas? Ei ole kummalgi tegelikult ette näidata selliseid suuri õpetaja ametit väärtustavaid samme, vähemalt palga osas mitte. Nüüdse ministriga me oleme saavutanud siiski selle, et me üheskoos suutsime haridusleppe protsessi läbi teha ja sellega ikkagi tuua uuesti õpetajatele siis karjäärimudeli, et selles mõttes on praegu samm õiges suunas. Kas mure ja probleem on tegelikult ka nii suured, kui seda on kära? Suuremad on, tegelikult on suuremad. Ehk siis iga aastaga Eestis siis suureneb kvalifikatsioonita õpetajate arv ja see tähendab seda, et need inimesed, kes tegelikult klassi ees seisavad juba praegu peaaegu iga 4. ei ole vastava ettevalmistusega ja seega tegelikult neil ei ole oskusi meie noori õpetada ja see seab suure siis ohu alla meie kvaliteetse hariduse. Kas eestikeelsele õppele üleminek oli tehtud kiirustades ja võib-olla kohmakalt? Kindlasti on kiirustus 30 aastat on oodatud. Ehk viimane aeg oli ära teha ja siin kindlasti see oli tegelikult kuritegu nende noorte inimeste suhtes, nende venekeelsete kodudest õpilaste suhtes, et siiani lasti meil venekeelsel koolil veel eksisteerida ja uuringud näitavad, et nende haridustase on oluliselt madalam kui eestikeelsetes koolides. Seega see oli viimane aeg. Kas Eesti kooliharidus on tasemel või on meil vajakajäämisi? Eesti kooliharidus veel kahjuks, pean rõhutama veel, on maailma tipus, aga ma kardan, et see langus tuleb mõne aasta jooksul ja päris ränk, kui valitsus ei saa aru, et õpetajaametit tuleb ka tegudes väärtustada. Kas Eestis on lisaks õpetajatele läbi põlenud ka õpilased? Ma arvan, et aasta-aastalt tegelikult me oleme aina rohkem haridussüsteemis pööranud ja pööramas tähelepanu õpilaste heaolule igakülgselt, ka vaimsele heaolule rohkem kui kunagi varem, aga paljuski on see tulnud jällegi õpetajate selliselt empaatia ja töö ja panuse arvelt, nii et selles mõttes ma
Koormus on kindlasti suur, aga nüüd öelda, et see midagi katastroofist oleks, uuringud seda ei näita, et Eesti õpilased oleksid oluliselt halvemas siis mentaalses olukorras kui teised õpilased üle maailma. Kas usute, et Eestis hakatakse õpetaja ametikutset kunagi vääriliselt hindama? Kui me tahame rahvusriigina ja siis hea haridusega riigina jätkata, siis see on ainuvõimalik ja ma võiks öelda, et sinisilmselt veel usun, et see on võimalik ja selleks ma siis ka teen õpetajatest seistes kõik võimalikku, et ka minu lapsed ja minu laste lapsed tulevikus saaksid väga hea hariduse ja selleks tuleb õpetajaametit väärtustada kõigiti. Reimo Voltri, ma tänan teid nende vastuste eest. Ilusat päeva jätku.